Tšau, mina olen Anna-Liina, täiesti uustulnuk siin. Ma isegi ausalt öeldes ei tea, mida ma praegu teen. Aga minu sees on alati olnud see tahtmine, see soov filmida ennast, filmida oma pereelu, meie tegemisi. Ja see on juba mingi, ma ei tea, aasta aega vist olnudki lihtsalt minu sees. Ma olen sellest rääkinud ainult oma õdedele või sõbrannale, et ma nagu tahaks kunagi teha, aga jah, igatahes täna õhtul mul tuli siuke mõttetärgatus, et pane see kaamera lihtsalt käima, räägi midagi, iseasi, kas see video üldse kunagi üles läheb. Et jah, seda ma tegingi ja mu juhe lihtsalt jookseb nii kokku, sest see on kuidagi mentaalselt minu jaoks nii raske, mida ma praegu siin teen. Et ma üldse üritan siia kaamerasse põhimõtteliselt iseendale rääkida. Aga jah, vähemalt ma alustasin kuskilt ja ma võib-olla et esimeseks videoks proovikski lihtsalt kuidagi, ma ei tea, tutvustada ennast, näidata miskit meie pereelu siin paari päeva jooksul, sest et täna ma ilmselt teengi ainult selle klipi, sest kell on lihtsalt niivõrd palju juba, kell on juba miski 9 õhtul. Üks mu lastest juba magab ammu, teine ka läheb kohe magama ja on meil lasteaiapäev, tööpäev, et ma ise läksin just tööle. Augustis ma ei käigi praegu nii-öelda igapäevaselt, et aga septembrist küll täiskohaga materjalispetsialist, aga ma kindlasti räägin sellest ka rohkem. Aga jah, ma loodan, et teile meeldib see video. Ma loodan, et see video üldse läheb ülesse ja eks näis, mis saama hakkab. Äkki ma ikka leian mingit motivatsiooni ja julgust, et siit hakata midagi edasi looma, näitama ja appi. Ongi tehtud esimene sissejuhatav klipp. Aga ma mõtlesin, ma korraks veel jutustan, et mis ma siin nagu oskan ja mis mul nagu meelde tuleb, et kuidagi nii raske on siia kaamerasse vaadata, ma tahan kogu aeg ennast vaadata. Ja eks ma ilmselt seda teen ka väga palju, et andke andeks. Aga ja, ütlesin eelmises klipis just, et läksin tööle ja issand, ma ei ole käinud tööl vist üle 3 aasta, 4 aastat, sest et mul tulid mõlemad lapsed suht järjestikku. Nendel on ainult aasta 8-9 kuud vahet, täpselt ei mäleta. Aga ja, nüüd ma läksin tööle, olen materjalispetsialist ühes suurfirmas. Ja ma isegi ei oska öelda, mida ma seal teen, mul on nii palju tööülesanded, et ma isegi täna ei jaksa sellest rääkida. Aga mu august ongi täpselt selline, et kuna ma pidin alustama septembrist ise täiskohaga ja mulle pakuti sükest asja, et kas sa ei tahaks tulla ka mõneks päevaks augustis tööle, et saad näha, mis nii-öelda minu see töö endast hõlmab, et mis iganes, igatahes. Praegu august ongi siukene, et käin endale sobivalt tööl ja nii, kuidas saan oma pesamuna millit kellelegi hoida jätta perest, sest et ta mul praegu lasteaias ei käi, et ta alustab nüüd järgmine nädal 1. septembrist nagu mingi väike koolilaps. Et siis ongi niimoodi, et august on olnud rohkem siuke kuidagi sisseelamise ja tutvumise kuu ja siis samamoodi ma ise ka 1. septembrist alustan siis täiskohaga esmaspäevast reedeni. Aga et see nädal ongi olnud siukene rahulik puhkamise nädal ja esmaspäeval siis täispauguga. Et igatahes ma käisin täna küüntes, muidugi jah, ma ei juba läheb nii lappe. Okei, see ei suumi ära, ma panen lihtsalt järgmise klipina, et mis ma seal küüntes endale siis teha lasin. No minu meelest mega nünnud küüned said. Täiega karjuvad sügise vaibi. Aga hommikul olidki küüned. Siis lapsele järgi tulime koju magama ja õhtul siis käisimegi mängimas.
aga kuna kell on nii palju ja ma olen juba niigi pikalt siin ühe koha peal vatrand, siis ma arvan, et ma tänaseks tõmbangi need otsad kokku. Käin pesemas, sätin voodisse ja näeme siis lihtsalt homme hommikul, kui ma reaalselt midagi teen. Ja eks näis, mis see homne päev toob. Igatahes. Davai, hommikul näeme. Tere hommikust! Ma lootsin, et ma jõuan varem oma tänast hommikut kuidagi alustada ja näidata sükest varahommikust hommikupoolikut. Täiesti segane, igatahes. Aga me ärkasime nii viimasel hetkel, kell 7, et väga-väga kiireks läks. Oligi vaja teha juba Leole hambapesu, riidesse, õueriided, lasteaeda. Ja kuna ma aitan praegu oma õel tema poissi ka hommikuti lasteaeda viia, siis pidin ka Milli panema riidesse. Siis kuidagi, aega oli kuidagi nii vähe lihtsalt. Et paningi Milli riidesse, õue, nendele järgi, siis lasteaeda. Käisime poes, sest et ma lähen täna oma sõbrannale külla, kus ma ei ole ammu käinud. Ja seal on väiksed kaksikud ka, et Milli saab ka nendega mängida. Aga Milli magab praegu. Ja ma olen veidi muresta pärast. Lihtsalt sellepärast, et ta kuidagi, mulle tundub, et ta väsib nagu liiga ruttu. Ja ma ei tea, kas ma peaks nagu perearsti juures tegema mingeid proove või analüüse, et äkki tal on mingi vitamiinipuudus või mis iganes. Et ma pean nagu mõtlema ja vaatama ja ilmselt võtma ka perearstiga ühendust. Aga õues on nii ilus ilm. Küll jahe, aga ilus. Et jah, täiega mõnus. Aga igatahes näeme juba sõbranna juures. Külast tagasi jõudnud. Hästi tore ja vahva oli. Milli nii armsalt nunjutas ja musitas ja kallistas kaksikuid. Ja minu imestuseks ta ei kartnudki alguses, kuigi see on täiesti tema nagu tavaline käitumine, et kui me kuhugi lähme tuttavate või sõprade või ka vahest pere juurde, et siis ta natukene nutab, on kaisus, mõnda aega ei tee midagi, et nagu harjub olukorraga. Aga täna oli täiesti teine. Hakkas suht kohe mängima ja siis kaksikud juba ärkasidki sõbrannal. Et siis nad mängisid kõik koos ja eks muidugi selle vanuse lastele kohaselt oli vaja veidi krutskeid ka teha ja natukene pätti mängida, aga ei midagi tõsist õnneks. Ja nüüd me tulimegi õe juurde. Algus mõtlesin kõik, ma lähen koju. Aga tulimegi hoopis õe juurde ja panime mõlemad oma lapsed magama, et pärast on siit hea minna kõik koos siis mängima, mis on meil viimastel päevadel kuidagi nii traditsiooniks saanud. Et jah, ma arvan, et lähme jälle mu vanemate juurde. Seal on nendel vahva ja saab batuudi peal hüpata ja liivakastis mängida ja nüüd me lihtsalt mõlemad naudime seda rahu ja vaikust 2-3 tundi, mis nad magavad. Et jah. Tere mõnimaks, kes ärkisid ülesse. Nagu näha, siis Milli ärkas ülesse ja enne just siin uhkeldasin, et tüdruk magab juba nädal, 2, midagi siukest. 2,5–3 tundi ja tänane oli üllatuseks äkki vaevu 1,5 tundi. Ma ei vaatanud kella ka, kuna ta magama jäi. Aga egas midagi. Lähen mängima või? Milli, lähen mängima või? Ta on veel veits vaissukas, nagu näha on. Aga jah, lähme ära mängima. Kas lähme õue või? Lähme mängima? Davai. Me jõudsime nüüd vanemate juurde. Jaa. Mulle. Aitäh. Oi.
milline on titad kaasas, nagu ikka, tal on mingi titade ja kaisukate maania praegu. Ära sinna mine, palun ära sinna mine. Kuule, sa saad haiget. Minge mängima Tormiga, minge kutsudega mängima. Lapsed lähevad õunu otsima. No vaata, kus on ilusad õunad? Vaata äkki siin. Vaadake, kas see on ilus? Oi, see on täitsa must. Vaata. No see on täitsa okidoki. Palun. No see. Milli sina ka leidsid või? Vaata, otsime sulle ka. Vaata, mis siin on. Kas see... No, ma puhastan ära natukene. Palun. Anna, ma võtan sinu lutu. Fui. Maitseb või? Sulle maitseb või? Ei maitse, hapu on. Viimasest klipist on mõnusalt mitu tundi juba mööda läinud. Me jõudsime kuskil 7 koju. 9 ajal läks Milli juba magama. Ja hästi rahulik. Muidu selles mõttes hästi rahulik õhtu oli. Eks need õhtud ikka nagu veidi lähevad, ma ei tea, lappama või kuidagi kõigi emotsioonid keevad just õhtuti täiega üle ja hakkab mingi siuke väike jonn ja trots pihta. Täiesti arusaadav, selles mõttes, et pikk päev on olnud. Aga jah, nüüd ma vaikselt õhutan siin natukene kodu, enne kui ma magama lähen. Kõik teised ka juba magavad ja kell ongi, issand, mis kell on? 11 kohe saamas. Ehk siis põhimõtteliselt varsti juba südaöö. Nii, ma nüüd koristasin viimast asjad ära. Panin nõudeka pesema ja aeg on reaalselt magama minna. Kell on nii palju ja ma olen nii väsinud tänasest päevast, et hästi palju asju sai täna kuidagi tehtud. Ja käidud, oldud, õues mängitud, toas mängitud. Aga ma mõtlesin, et ma tegelikult vist tõmbakski siin selle video otsad kokku. Ma loodan, et sulle meeldis see video ja loodetavasti näeme järgmine kord. Tšau!